No nii, terekast, et teen siis ka algus ära, et augioaeg hakkas, 1. mai on praegu. Ja hetkel, tükk aega tegelikult enne juba proovisin lantidega, obleritega, erinevatega. Mis see oli nüüd? Mis see praegu oli? Mingi nagu kas suur elajas, kas nüüd see mingi kobras või saarmas ei olnud. No lint ei olnud. Ma ikka eeldan, et lint ei saanud olla. Siis see pidi olema mingi räme haug. Mingi mega suur haug. Ikka ma viskan natuke puu otsa. See otseselt ei sega natuke ikka. See oli äge praegu. Kahjuks ei näinud teda korralikult. Aga jah, augioaeg hakkas, landid on, enne kasutasin neid oblereid, mille saatis üks kanali jälgija. Strike Pro mingid oblerid. Ei tea, siin on siuke koht küll, kus võiks suur haug olla nagu. Iseenesest. Ma eeldan jah, et see tegelikult oli suur haug siin. Pole kunagi elus konnaga ühtegi kala tabanud. Ma ei mäleta, kas isegi järgi ei ole vist olnud. Aga kuna praegu nüüd augioaeg hakkas ja konnad liiguvad, siis proovib konnaga. Et siin on veel kõvasti muidugi rahvast. Seda oli teada juba. Isegi mitte arvata, et see oligi teada täiesti. Parti maha, partiga võiks ka proovida teine kord. Jäi maha või võtnud pisut kaasa. Aga mis see kell praegu on? Kella aitan ka ära. 12.20. Nii et kuskil 12 ma tulin siia. Hakkasin kalale. Proovima juba. Nii, vastaskaldas keegi ütles, et haug otsas. Äkki on midagi. Ja on. Jääb, sealt teisest kaldast said praegu haugi. Et ei tea, siit isegi ütleks, et mõõdus vist. Keegi nüüd video vaatajatest on kes konnaga varem püüdnud saanud ja oskab juba targematest. Et kirjuta kommentaarid, et kuidas täpselt see konnapüük käib. Kas sellega tuleb nagu rohkem plätsertada seal vees või rahulikult kerida või seda ma tean, et pausitama peab, et esiteks seda oli juba kommenteeritud ja seda ma natuke teadsin juba varem ka.
siis mingi kala hüppas seal just teises kaldas. Vaatame, saavad kätte või ei saa. Tahaks praegu nüüd teada, millega püüavad. Paneks ise ka mingi landi, kui ise kaasas on. Mul hetkel roovaba ühtegi kaasas ei ole, nii et siit kohast, kus ma hetkel püüan, siin on põhi täis, siit ma ei saaks püüda konksuga. Aga panen praegu kinni, midagi ei toimu. No nii, tereks kõigile, kes te mind seal nüüd kaamera taga näete. Et väga-väga halvasti läks nüüd üks asi. Mulle algul ei olnud nööri, ei olnud rahaga, et teist nööri osta. Ja siis, kui ostin ära selle enda jõeka varustusele nööri on 0,10. See on nüüd siin puutüki ümber. Alles mingi asi mul läks sassi, pidin trossi küljest nööri lahti lõikamisest, siia ümber läks kuidagi see sassi, sidusin uuesti, viskasin, vaatasin mingi pundar oli, tahtsin seda lahti saada, aga mõtlesin, et enne läks korda, viskasin landi uuesti vette. Oli ikka sassis kuidagi, lant oli vees, mõtlesin, et hakkam seda sasipundart lahti tegema. Ma ei jõudnud peaaegu nööri tõmbama hakatagi, kui ta juba oli mingist kohast lihtsalt pooleks. Ja siis ma ei oska praegu selgitada, kuidas, mis kohast ja kuidas ta oli. Aga kuidas ta läks, ma ei tea. Aga kui see nöör niimoodi praegu siin katki läks. Mul ei ole teist nööri kuskilt võtta ka hetkel. Ma vaatan siin, kui ma veel kalamehi äkki nende käest kuskilt kellegilt saab. Sest ma esiteks, põhimõtteliselt siin on veel piisavalt nööri, ma saaks püüda. Aga ma ei julge isegi. Ma lihtsalt lõhun ära, raiskan. Kuidas ta katki sai minna, ikkagi peab olema siin mikropraod peavad sees olema või isegi megapraod. Rõngad, ma ei tea, see asi on igat poolt läbi käinud, et ma ei tea, kuidas ma nüüd saan. Ja alles püügipäeva algus ka, Minu jaoks on olukord täiesti pekkis. Ma ei ütle, et läbi on, ma tahan veel edasi püüda. Kui vaja, ma panen kummiluti lihtsalt otsa, et sellest ei ole väga kahju ei ole, kui ära kaob. Kasutan ikka seda sama nööri. Aga siin alles hüppas ka veel üks kala veest välja. Et mitte täis küünalt, aga peaaegu poolenisti. No see on mõõdus, aga ikkagist, et ja siin on näha ka vee all kala ilusti vahepeal. Aga ikka juhtub. Ma ei tea, mis siin viga on. Mul on vaja nüüd tegelikult osta siis uus rull, see rull ja ritsu hooldusesse, kuna nüüd ikkagist hetkel nad ei ole pooleks ega midagi. Aga hooldus läheb jälle kõvasti maksma, mul ei ole praegu mitte kusagil raha võtta. Ema ei ole enam nõus andma ka, sest tal on minu peale nii palju raha läinud praegu nende asjadega. Üks äge asi, mis ma nägin, oli see, et ma nägin praegusel külmaajal ajal juba väljas pääsukest. Ma olin 90% kindel, et see ei pääsuke. 10% ma ei tea mis, aga ma ei tea kuidas. Aga ma ei tea, mis ma teen nüüd. Muidu kala tuli järgi mul sellisel landile ka üks. Et Strike Pro mingi, mis iganes on. Et siis selle jätsin praegu, selle pannaksin uuesti otsa ka, aga kui ta lihtsalt, ma ei tea, kui ta nii lihtsalt katki läheb. Nii kui uuesti läheb, kui kala otsa tuleb, ta tõmbab minema siin lihtsalt. Ma jään ilma landist. Ja siis, et pidavad need landid väga odavad olema. See, kes saatis, ütles, et kui ma Tartu lähen ja vaatan need poes neid hindasid, siis ma ostaks terve poe ära lihtsalt. Nüüd peaks raha koguma ja saaks terve poe ära osta. Jälle. Pani mingi kala kuskilt.
kui on veel kedagi reaalselt, kes saaks tegelikult oodata, siis ma oleks väga tänavlik, aga ma ei tea, kuidas ma seda tänu väljendada saaks, millega ma ise vastu teene saaks teha. Seda ma praegu öelda ei oska. Ainult seda, et teha sisukamaid videoid põhimõtteliselt hetke seisukohalt, aga ma ei tea, mis ma teen nüüd. Seda ma ei julge hetkel kasutada, seda nööri. Tuleks üle kontrollida, aga sellega läheb aega, et terve nööri üle kontrollida. Ma panen praegu kokku need asjad ja vaatan. Oi jumal, äkki kellelgi on, kuna siin ikkagi on kalamehi. Kõigil ei pruugi olla, aga kas või saaks mingi tamiili peale, mingi 20 meetrit. Kõik olekski korras. Või no mitte 20, siis oleks 30 ikka vaja. Aga jah, praegu panen kinni. Ai, enne selle ütlen ära siia vahepeal, et pärast äkki läheb ikka meelest. Et nüüd uuesti see Fishing Estonia korral, kus ma käisin, see Meriforelli mingi Ameerika Akadeemia nii-öelda, mida Fishing Estonia korraldas. Et mulle tohutult meeldis ja kindlasti kõik, kes tahavad hakata Ameerikat püüdma, aga ei tea, kuidas, kus, mida, millal ja millega. Et siis kindlasti ma soovitan, et Kevin Sepp oli see kalagiid meil seal ja ma läheks ise teist korda uuesti, võib-olla lähengi. Et see on nüüd selle nädala lõpp, mis praegu käib. Et täna on esmaspäev, mis päev video üles saan, ei tea. Sest mul üks video veel seisab hetkel, mida teie olete siis juba näinud, kui seda vaatate praegu. Aga kindlasti ma tohutult soovitan, et minge Fishing Estoniaga kalale. Ja see on täiesti taskukohas hinnaga minu meelest ja täiesti nagu super koolitus. Et mulle väga meeldib. Pole varem elus ühelgi siuksel asjal käinud, aga nüüd tahaks nagu järjepidevalt, aga lihtsalt ei ole raha täiesti järjepidevalt selle jaoks välja käia. Aga jah, selle ma peaks laskma kalastuskunnil või kellelgi ridva hooldus ära teha ja rulli ka. Aga see läheb jälle nii kalliks, et põhimõtteliselt ongi kõige mõttekum uued asjad osta. Aga jah, ja see on nii raske ka, mis mul praegu on. Ma ei tea, palju see kokku kaalub. Mitusada grammi ikka. Mingi pool kilo rohkem. Aga jah, hetkel panen kinni korraks. Näeme. Midagi hakkas toimuma nüüd. Kaamerast soovi teada. Vaatasin jälle. On või? Otsas mingi haugikas vist peaks ikka olema. Mis asi see siis on? Nii väike kribu. Issand, tuupsukene. Tuupsunupsu. Küll anna mu koger tagasi värdjana. Oota, kaamera ees ei ropenda. YouTube'i kriteeriumid. Tangi taha. Tahad küll? Oled kindel? Vaja väljast. Koger on olemas või? Ei ole. Oled kindel, suus ei ole? Tangi. Okei. Ära võttis. No, ütleme selle päeva esimene, mis üldse kätte õnnestus saada ja ka mitte minul. Väga äge. Siia. Mees ninast väljas. No tal ei ole nina, aga. Konks siia. Hästi võtab ja see kurat ei tunne ka seda konksu. Ära tagasi lase siis. Ilu sammas. See on 45. Jaa, aga kuule tegelikult kui sa nagu ta pooleks lõikad ja 2 pikutit külge üksteise otsa paned, siis ta mõõd. Kudengi vist. Mida? See on kudengi, sellel on niis sees või? See on marja täis. Ei, see on niis on sees. Isane ju. Aassa, see veritseb korralikult sul. Varsti. Mul on mingi landiga. Vähemalt sai kala video ossa.
ainult seletama. No nii, minu püügipäev saab nüüd läbi. Ühtegi kala ma ei saanud, ühtegi võttugi ei saanud, 2 tükki või 3 ujus äärigi. Ja nüüd ma tegin siin siukese lolluse, praegu kerisin ta peitu, kohe näitan. Mõtlesin juba jälle, 2 korda mõtlesin vahepeal jälle, et viskasin landi küljest ära, aga lant õnneks jäi alles. Et kohe tuleb, kohe näete. Ta ei tulegi enam maha siit. Ühesõnaga, nendes nimed sassi, siuke tunne nagu ta milleks või nöör oleks katkenud. Siukest nööri ma enam elu sees ei osta endale. Selle siit viskan minema, see on mul jõeka varustusel ka, aga sinna veel jätan. Selle ei ole nii hullustumaga läinud, aga kui ostan uue nööri, siis ma viskan selle sealt ka minema. Kahju küll, selle peale läks päris ilus summa. Ja tundus algul nagu hea nöör olla. Aga no, nii palju siis sellest. Et ma saan selle pusa küll siit välja kindlalt, aga ikkagist ma ei hakka enam sellega püüdma. Praegu kerin ta kokku ära, kodus võtan ta maha ja siis ongi kõik. Jah, minu seis siis siuke. Teie minge kindlasti vaadake seda. Nüüd nädalavahetusel tuleb uuesti. Et ise sooviksin ka uuesti sinna minna, aga ma ei tea, kas ma jõuan. Uuesti läheb Fishing Estonia korraldusel siis Kevin Sepp, aga Kevin Sepp on kalastusgiid, siis tuleb see Merika Akadeemia ehk siis meriforelli püügiõpetuse päev. Kindlasti tasub minna. Ja üle pooled peaksid ka kala saama. Vähemalt nägema võtta seal. Et üle pooltel peaks väga hästi minema kindlasti, ma eeldan. No, ega see ongi hetkel ainult eeldus. Kinnitust ma sellele ei saa. Aga mina pean hakkama nüüd endale uut varustust vahetama ja mida ma veel oskan öelda. Subscribe, like, comment. Jagage ka videoid kindlasti ja näeme järgmises. Täna siis siuke kurva lõpuga lugu natuke. Jah.